Tere õhtust! Me alustame siis täna Eesti Kultuurkapitali 2024. aasta kirjanduse sihtkapitali tõlkeauhindade nominentide õhtuga. Ma nüüd moodustasin mingisuguse lause, mille algust ma enam ise ei mäleta, aga eesmärk on siis rääkida meie žürii poolt valitud 6 tõlkest. Žürii moodustasid Leenu Nigu, Katrin Hallas ja mina, Heli Allik. Meie töö oli raske, aga väga meeldiv selles mõttes, et ta oligi sellepärast raske, et raske südamega tuli valida hea ja kõige parema ja veel parema vahel. Et see tegi meie elu väga huvitavaks ja meil oli väga põnev koos olla. Aga me ei hakka rääkima praegu sellest, mis meil omavahel oli, vaid me siiski hakkame rääkima nendest raamatutest. Valgus on nii tugev, et me publikut ei näe, mis nagu on, et kui te jääte tukkuma või midagi, et siis andke märku, me katsume kuidagi lõbusamad olla. Aga seni siis asume tegutsema. Me valisime kõikidest headest tõlgetest siis välja 6 nominenti ja 7 raamatut, sest Erle Nõmm oli nomineeritud 2 raamatuga. Ja loomulikult kutse siia tulla said kõik nominendid, 3 ei saanud tulla ja 2 neist lõpuks ei saanud saata ka videotervitust. Ma loen ette siis lihtsalt hästi kiiresti selle, mida žürii arvas nominendist number 1, kes oli Kristjan Haljak, tõlge prantsuse keelest Conte de l'Autremont Maldadori laulud, siis kirjastus Kaksikhammas ja ma arvan, et see raamat on siin. Okei, nurk paistab. Nii, žürii arvas siis nii. Luuletaja, tõlkija ja värskelt Lautreamont'i teemalise doktoritöö kaitsnud kirjandusteadlase Kristjan Haljaku eestikeelne Maldadori laulud on ere näide sellest, kuidas tõlge tõepoolest aktualiseerib originaali. Mitte selles mõttes, et vana natuke unustatud klassik on taas päevakorral nagu Aktuaalse kaamera uudised või et 80 lehekülge tõlkija märkusi ja kommentaare lähevad tõlgendustega nii kaugele, kui tänapäeval on üldse võimalik minna ja teevad meile lõpuks asja nii-öelda selgeks. Ei, ennekõike muutub see proosapoeem tänu Kristjan Haljaku kongeniaalsele estindusele tõepoolest virtuaalsest reaalseks. Conte de l'Autremont prantsuskeelsed sõnad on lahti võetud ja tõlkes uuesti kokku pandud niimoodi, et nad hakkavad Eesti lugeja kallal toimima, asuvad tegudele ja korraldavad 2024 Eesti lugeja kallal neid akte, mida Maldador 1869. aasta Prantsusmaal tahtis. Siis meie nominelt tähestikulises järjekorras number 2 oli Triin Laidoner, tõlge Vana-Islandi keelest 3 islandlaste saagat, Gisli, Glumur ja Baurdur. Ja Triin Laidoner elab Inglismaal, ta ei saanud tulla, aga tema saatis meile videotervituse, mis nüüd kohe ilmub sinna ekraanile. Tere õhtust! Siinpool tervitab kaugelt lombi tagant Edinburghi linnast Triin. Ma tänan kõigepealt väga kutse eest ja mul on ääretult kahju, et mul polnud võimalik teiega kirjanduslikku kolmapäeva koos veeta, aga ma olen tänulik ja rõõmus kutse üle ja selle, et ma saan siis kas või ekraani pealt teid tervitada, nii et tere! Enda kohta ma ütleksin nii palju, et olen põline Tartu tüdruk, aga minu haridustee sai tegelikult alguse hoopis Tallinnas, kus ma õppisin siis omal ajal rootsi keelt ja ilukirjanduse tõlkimist. Aga huvist Põhjamaade kirjanduse vastu läksin ma sealt edasi Islandile, kuhu oli kõigepealt siis plaan jääda 1 õppeaastaks, aga nagu elus ikka ei lähe kõik alati plaani järgi ja ma jäin sinna lõpuks 5 aastaks. Ja Islandil ma siis õppisingi islandi keelt, käsikirjandust ja vanapõhja usundit. Ja nõnda need viikingid mu südame vallutasid. Sealt siis seilasin ma tõelise viikingi kombel edasi Šotimaale, kus ma kirjutasin oma doktoritöö vanapõhja usundi teemal.
täpsemalt siis esivanemate kultuste osatähtsusest Põhjamaade eelkristlikus usundis ja kus ma mõnda aega õpetasin ülikoolis Vana-Islandi keelt ja ruunikirja. Ja Šotimaale ma olengi praeguseni paikseks jäänud, aga kuna mulle on muidugi nii eesti ja eesti keel kui saagad nõnda hingelähedased, siis tuligi mõte, et võiks ju ka mõned saagad veel eesti keelde ümber panna. Teadupärast on päris palju saagasid tegelikult juba eesti keelde tõlgitud, eriti Eesti ja Islandi väikese rahvaarvu valguses. Aga kuna need viimasel ajal ilmunud tõlked on olnud pigem nii-öelda muinasaja saagade tõlked, ehk siis saagade, mis jutustavad pigem sündmustes Skandinaavias enne Islandi asustamist, laias laastus siis 4. kuni 9. sajandini, siis ma otsustasin teha valiku hoopis nii-öelda islandlaste saagade žanrist, mis siis põhinevad ennekõike sündmustel, mis leidsid aset Islandil 9., 10. ja 11. sajandil ja mis kirjeldavad Islandi kohalike päälike eluolu. Ja 3 islandlaste saagat ongi just nagu kogumiku pealkiri ütleb, 3 saagat Islandi pealikest, Gisli Vadakupojast, Tapja Kluumurist ja Baurdur Lumemäe jumalast, mis on kirja pandud siis millalgi 13. 14. sajandi paiku. Kui nüüd rääkida tõlkimise muredest ja rõõmudest, siis tuleb öelda, et saaganduse juures on kõige keerulisem kindlasti luule tõlkimine. Muinaspõhja keel ise või siis pigem õigem oleks öelda Vana-Islandi keel, mis on muinaspõhja keele dialekt, mida räägiti viikingi ajastul Islandil ja millest siis saagad on enamjaolt säilinud. See keel ise on võrdlemisi lihtne. Ütleme, et kui sa oled germaani keelte alustaladega tuttav, siis seal midagi väga keerulist pole ja ka kasutatud sõnavara on hulga väiksem tegelikult kui paljudes tänapäeva keeltes. Arvatakse, et keskeltläbi piisab umbes 2000 sõna selgeks õppimisest, et suutaks saaga iseseisvalt, ütleme siis standardiseeritud väljaandena kaanest kaaneni läbi lugeda. Luulega on aga hull lugu selles suhtes, et need värsid, mis on siis loo ümberjutustaja või kirjapanija poolt sinna küllap suuresti enda suva järgi sisse tikitud, on päris krüptilised. See luulevorm, mida just islandlaste saagades kõige tihemini esineb, on siis nii-öelda tróhtkvæði ehk õueluule, mis järgib väga-väga ranget värsimõõtu ja mida lõid siis 9. sajandi algusest kuni umbes 14. sajandi lõpuni niinimetatud skaldid ehk Islandi õueluuletajad. Ja harilikult seda ikka ülikute auks ükskõik kas siis Islandil või Skandinaavias, nii et neil värssidel oli oma väga kindel tagamõte. Originaalis ehk siis Vana-Islandi keeles on neil värssidel kõigil kindel ridade arv, kindel silpide arv real, ridadel esineb alliteratsioon ehk siis igas reapaaris on 3 alliteratiivset algushäälikut. Igas reas esineb veel siseriim ehk siis sarnase häälikuühendi kordumine mitmes sõnas ja nii edasi. Ja lisaks keerulisele värsimõõdule on skaldiluule eripäraks ka rohked kenningid ehk siis kõnekujundid, mis on tagatipuks ridade vahele veel ka ridade peale siis laiali hajutatud. Kui üldjuhul viidatakse kenningitega pigem igapäevastele esemetele või inimestele ja neist on võrdlemisi lihtne aru saada. Ütleme, et see tundub loogiline, et lainehirv tähendab laeva, et tapri raputaja on mees ja mõduvaadi valvur on naine. Aga mõned väga pikad kenningid võivad olla isegi, ütleme, 3 reale juppideks võetud, nii et see on natukene nagu sudoku lahendamine.
Aga minu õnneks on muidugi teised targad inimesed kõik teadaolevad kenningid juba lahti seletanud ja ka olemasoleva skaldiluule korpuse põhjal siis süstemaatiliselt kategooriatesse jaganud. Nii et see teeb kindlasti tõlkija elu kõvasti lihtsamaks. Ma tooksin siin ühe näite väga pikast kenningist, kurikuulsast Eidli saagast, kus öeldakse mehe kohta, et ta on Kanarpikku fjordi makrelli kiiskava maailma okaspuu. Mis siis tähendab seda, et see Kanarpikku fjord siis viitab maismaale, see maamadu või maamakrell on siis madu, mao kiiskav maailm on kuld, pidades siis silmas, et maod on levinud motiivid ehetel ja siis see kulla okaspuu on siis inimene ehk see mees, kellest jutt käib. Luulet võib muidugi tõlkida nii ja naa, aga mina enda tõlkes püüdsin jääda originaalile niivõrd truuks, kui ma seda suutsin, pidades siis originaali all silmas just nimelt seda käsikirjades säilinud redigeeritud teksti, kuigi need värsid elasid muidugi ju mitusada aastat suulise pärimusena ja kindlasti muutusid palju selle aja jooksul. Alliteratsiooni ma üldjuhul jätsin, siseriimi ka, nii hästi või halvasti, kui see mul õnnestus. Vahel väga hästi ilmselt ei õnnestunud. Esialgu ma püüdsin säilitada ka sama silpide arvureal, aga siis juhtus selline lugu, et Anu Saluäär, kellest siis sai minu toimetaja, kirjutas mulle, kui ma olin esimese tiiru peale saanud ja ütles, et nüüd on kurikarjas, et ei saa midagi aru, täielik müstika. Siis ma hakkasin kribinal-krabinal ümber tegema. Loomulikult ühest küljest võttes oligi skaldiluule ennekõike just nimelt helimeedium ja kindlasti parasjagu arusaamatu ka tollasele publikule. Ilmselt just nimelt eesmärgiga seda elitaarsemat seltskonda siis nii-öelda esile tõsta või eristada. Aga no õnnetule lugejale mõeldes siis me ikka lõime lõpuks sellele silpide arvule käega ja ma pühendusin siis pigem mõtte edasiandmisele. Ma püüdsin valdavalt säilitada ka kenningid ja neile lihtsalt kõrvale selgitused panna, sest ma leidsin, et kenningid on juba iseenesest nii huvitavad ja vanapõhja luulele niivõrd iseloomulikud killukesed, et lihtsalt kahju oleks olnud need tõlkesse ära kaotada ja siis öelda, eks ole, Tapri raputaja asemel lihtsalt mees. Nii et kokkuvõttes ma ütleksin, et kindlasti oligi luule see kõige suurem mure lapstõlkimisel. Aga eks ta samas pakkus ka just nimelt kõige rohkem naudingut ja tuleb öelda, et täitsa mõnuga sai tehtud. Sellele, kuidas see välja kukkus, jääb muidugi hindajaks lugeja. Mulle endale pakkus suurt rõõmu ka selgituste lisamine, et mida üks või teine asi tollases kultuuris siis tähendas. Nii et ma sain siis sel moel lisaks tõlkele natukene ka oma trummi põristada. Ma usun, et lugejale on saagate puhul ilmselt kõige suuremaks väljakutseks nimede rägastikus orienteerumine, sest neid nimesid on palju. Nad on üksteisele sarnased ja nad korduvad palju ja eestlasele ikka ka üsna võõrad. Ütleme, kindlasti kui sa oled suutnud meelde jätta, et nüüd siin loos on meil kaks venda, ütleme siis Thorketl ja Thorgrímur, kes on mõlemad Thorsteini pojad ja Thoriri pojapojad, siis kohe kindlasti saab Thorketli esimese poja nimeks vanaisa järgi Thorstein ja teisele vaarisa järgi Thorir ja kolmandale venna järgi Thorgrímur ja tütrele veel ema järgi Thordis, kes on omakorda kellegi Thorketli tütar. Aga nagu ütleb ka üks saaga peategelane paratamatus olukorras, siis nii see juba kord on. Et Islandi ühiskond rajanes sugulussidemetel, mis siis määrasid inimese staatuse ja pärimuse õiguse, nii et sinna pole kahjuks midagi teha. Nii et täname siis lihtsalt taevast, kui mõnele tegelasele on antud ka tore hüüdnimi, näiteks nagu lobamokk või põllurikkuja.
Ma loeksin teile lõpetuseks Baurdur Lumemäe jumala saaga viimase värsi, mis võiks kõlada islandi keeles umbes nii. Ja ma ütlen, et võiks, sest ega keegi ju päris täpselt ei tea, kuidas tegelikult tollal räägiti. Mangi hükti manna, mord kannad annat, issarns meidur aan æssir, al mærir þar færi. Þása þorska fjardar, þing með enni tinglum, hold vardaris hjalta, hardfengs siinir gengu. Ja eesti keelde sai see siis ümber pandud sedasi. Meestest mõrvakarjastest ei mõeldud miskit muud, kui et aasid kurikuulsad käisid taamal oma teed. Tookord, kui Tursa fjordi tingile seltsis mindi, lauba katteil laanekalad, läksid uljad Hjalti pojad. Ja nüüd nuputage välja, kes need laanekalad on. Kena õhtu jätku teile! Ja lihtsalt lisan veel sellise huvitava detaili, et kirjastus Eesti Raamat, kus on ka Erlenõmme Mereškovski tõlge, pidi tooma siia mõlemad raamatud müügiks. Nad tõid ainult Mereškovski ja selgub, et saagad on neil otsas. Et nagu ütles Triinu Tamm köögis, nende saagadega on mingi asi. Ja mida me siis tegime, me jooksime kiiresti siia kõrvale raamatukoisse ja saime laenuks ühe saaga, nii et ma teen nüüd raamatukoile reklaami, et kes veel tahab, siis homme me viime selle raamatu tagasi ja te saate selle sealt ära osta. Saagadega on mingi asi, aga meie nominent tähestik oli siis järjekorras number 6, kes ei saanud ka tulla ja ei saanud ka tervitada, oli Kai Löören ja tõlge prantsuse keeles Samuel Beckett Esimene armastus, novellid ja tühijutud. Tema kohta arvas žürii, et Kai Lööreni sulest on vahel ka Vladimir Indriksoni nime all ja vahel koos Tiina Ainolaga, sulgudes Indriksoniga, ja alati imeliselt tibatillukeselt kirjastuselt Atlantis tulnud Eesti lugejate lauale mitmest keelest tõelisi tõlkepärle juba aastaid. Jean Rau, Patrick Modiano, John Maxwell Coetzee, Paul Auster, Tahar Bel-Jelun, Victor Pelevin, Marie Redonnet, Raphael Biedou ja nii edasi. Samuel Becketti Esimene armastus, novellid ja tühijutud on kummaline raamat. Selles ei juhtu peaaegu mitte midagi. Kõik need keeles kirjeldatud asjad leiavad aset nimetu peategelase peas, kes on oma mõtetega üksi jäänud või vestleb kellegi millegi kujuteldavaga. Kuid seda maailma, milles Beckett kirjutas, ei ole enam olemas. Asjad ei toeta üldse sõnu. Tähendab, niisugune mõttevoog võiks kergesti laiali laguneda. Ka keel ei mäsle siin, ei tee trikke ega sisalda üllatusi või hullusi, mis võiks aidata lugeja tähelepanu hoida. Vastupidi, see on rõhutatult vaene ja stiilitu. Aga kõik see püsib koos. Pinge sõnade vahel on tuntav, keelekangas pole auke, seda tühja juttu täis raamatut ei saa lihtsalt enne lõppu käest panna. Nii minimalistlikku ja ühtlasi teravmeelset tõlget on võimalik luua ainult teksti väga sügavalt läbi tunnetades. Nii, need on siis meie mitte kohal olevad nominendid ja kohal on meil Anne Lill, Erle Nõmm ja Paul-Erik Rummo. Kohalolijatele ei ole ilmselt üldse mitte midagi vaja tutvustada ega kedagi, aga arvestades, et see üritus salvestatakse ja et sellel on kokkuvõttes potentsiaalselt 8 miljardit vaatajat, siis potentsiaalselt, siis me peame natukene täitma rituaali ja küsima sellise hästi lihtsa ja samal ajal väga raske küsimuse, et mis asi see on, mis sa ära tõlkisid, Anne? Ära sai tõlgitud Sofoklese tragöödia Antigone ja lugu siis iseenesest sellest, mida
etendati Ateena Dionysose teatris umbes 2500 aastat tagasi. Ja see, et noh, niisuguse hästi vana asjaga üldse ma olen tegelema hakanud, see läheb ikka juba oma üle 40 aasta tagasi ja kuidagiviisi jah, see Kreeka tragöödia on oma olemusega saanud selliseks, mis erinevatel eluetappidel ja erinevas ajastus isegi on ikka kogu aeg tagasi tulnud ja millega nüüd, kui enam igasuguseid niisuguseid kõrvalisi või ütleme niisuguseid igapäevatöiseid harrastusi ei ole, siis on nii hea võtta kätte ja tegeleda ühe asjaga ja see üks asi, millega ma kõige rohkem tahan tegeleda, see ongi Kreeka tragöödia. Ja minu jaoks on Kreeka tragöödias koos terve maailm ja mis mulle just nagu kõige rohkem on küsimusi tekitanud ja mis on huvi pakkunud, need on niisugused sügavalt inimlikud probleemid, sest tragöödia idee iseenesest on ju kannatus ja need tegelased, kes seal on, nad ei ole halvad tegelased, aga nad peavad kannatama. No ja see on tõesti ükskõik missugusel ajastul ja ükskõik kuidas põhiprobleem, mispärast inimene peab kannatama, kuidas ta selle kannatusega hakkama saab ja mismoodi ta elu nagu selles ringis koos teda ümbritsevate inimestega, kuidas ta elu siis peab sellele reageerides kulgema. Nii et niisugune põhimõtteline ja väga inimlik temaatika. No kuigi näiteks Aristoteles ütles, et Kreeka tragöödia põhiline komponent ja põhiline sisu on müüt või lugu, kui me võtame seda natukene laiemalt, nii et mitte müüt siis nagu niisuguse muistse algse loo tähenduses, vaid lihtsalt sündmustik ja lugu. Aga tegelikult see põhjus, miks Kreeka tragöödia nii kaua on ikkagi kestnud ja kuidas ta erinevatel ajastutel erinevas vormis on kogu aeg jälle ilmunud lavale ja kuidas on tekitanud huvi inimestes ja huvi nendes, kes sellega on nagu uurimuslikult tegelenud, see seisneb ikka nendes tegelastes, nendes inimestes ja selles eetoses, mis on kõige selle sündmustiku taga. Ja see ei kao ajaga. Ja minu meelest see on üks niisugune suur võlu terve selle asja juures, kui sa näed, et midagi niivõrd püsivat on olemas ja need on inimese tunded, inimese hoiakud, mõtted, kuidas saada hakkama oma eluga, kuidas saada hakkama suhetega, mis su ümber on. Ja vaatamata sellele, et Kreeka tragöödias on ju kohutavalt palju selliseid asju, mis on meile praegu absoluutselt võõrad. Arvestades sellega, kuidas seda lavastati, seal ei olnud mitte mingit niisugust meie mõttes teatrit, siis edasi juba, kuidas sündmustik, millest vaatajad pidid aru saama, oli kõigile tuttav. Inimesi ei huvitanud see, mis juhtub tegelastega, sest see oli müüdist teada, aga huvitas see just, kuidas kõik asjad juhtuvad ja missugune on ühe või teise või kolmanda autori lähenemine nendele samadele sündmustele, mis kõigile tuttavad olid. Ja muidugi rääkimata siis juba sellest, mida tõlkimisel ja mida nüüd ütleme filoloogina peaks vaatama, see on siis tekst ja keel. No, seal on hästi palju sellist, mida on praegu raske aru saada ja
nii nagu antiikautorid ütlevad, et ega tegelikult see vaatajaskond, kes seal Ateena teatris istus, ega see ka kõigest hästi aru ei saanud ja see neil hakkas ka mõnikord igav ja siis niisugused mõlemad naljavennad soovitasid, et kui tragöödiat vaadates igav hakkab, et siis tulge järgmisel korral ja vaadake, kui komöödia laval on, vaat seal saab nalja. No ja siis peale selle veel ütleme selle tragöödia vormiline külg, mis koosneb siis kõneosadest, mis on tegelikult natukene eesti kõnerütmiga ja eesti keele süsteemiga kokku sobiv. Peale selle on seal muidugi need kooriosad, mis on iseenesest väga poeetilised ja väga huvitavad, aga nende sisu, nende vorm, nende muusikaline külg, millest praktiliselt midagi ei ole järele jäänud, siis edasi see liikumine, mis pidi sellega kaasas käima, millest ka jälle mitte midagi ei tea. Kõik see teeb kokku nendest kooriosadest jah, niisuguse suure müsteeriumi. Aga noh, sellega tegeldes ja selle sisse elades ongi see huvitav, et kuidas just seda pakkuda välja praegu ja kas see praegu inimesi huvitab ja nagu üldiselt öelda võib, et ikkagi, noh, ma ei ütle, et just äärmiselt suur huvi oleks, aga huvi on olemas ja seesama Antigone lavastus, mis praegu Tartus teatrilaval on, see on ikkagi siiamaani nüüd vaatajaid kohale meelitanud ja on tunda, et siiski asi pakub huvi. Aitäh. Ainult üks küsimus ja sa saad vastata ainult jah või ei. Sa ütlesid, et tragöödia nagu põhimõtteliselt, sa ütlesid nagu teoreetiliselt, see aitab inimesi või analüüsida tegelase ja jumalate suhteid ja tegelase muresid tema elus ja nii edasi. Nii, et kas sind aitab sinu elus Kreeka tragöödia tõlkimine? Aitab küll. Kohe väga palju aitab. Sellepärast, et mina, kui ma üldiselt tõlkimisest võiksin öelda, siis minu jaoks tõlkimine on suhtlemine. Ja mina võtan selle kreeka teksti kätte selle tundega, et ma hakkan nii-öelda suhtlema selle autoriga ja püüan aru saada, miks tema midagi ütles ja püüan siis nagu oma aruga ka nagu oma kogemuste ja oskustega nagu sellele läheneda. Nii et minu meelest see on nagu niisugune silla ehitamine väga kauge ja muisse aja ja praeguse aja vahel. Ja kui ma olen juba pool päeva nii-öelda suhelnud niisuguse toredate, tarkade 2000 aastat vanade, isegi rohkem vanade meestega, ega ma muud suhtlemist enam vaja ei olegi. Erle, Janar Ala kirjutas Andrei Belõi Peterburist hästi toreda arvustuse. Ma olen kindel, et sa oled seda lugenud ja seal on 2 hästi toredat lauset. Üks lause on see, et Peterburi on raamat, kus räägitakse korraga juttu, mis on kõige lollim ja kõige targem ja siis see arvustus lõppes sõnadega, ma ei tea, kas ma soovitaksin seda, et nüüd selle taustal, mis asi see on, mis sa tõlkisid ja ka Bereškovski, tähendab, mis asjad need on, mis sa tõlkisid? Jaa, kui ma seda Janar Ala arvustust õigesti mäletan, siis tegelikult ta vist ütles seal ka seda, et tal oli selle keele sees hea olla, nii et see on nagu see, mis ma loodan neid mõlemaid tõlkeid ühendab. Ohohoo, mis see siis oli, mis ma tõlkisin? Väga absurdne küsimus. Täiesti. Mõlemad autorid on ju väga tuntud sümbolistid, võiks öelda, et sümbolismi rajajad ja Andrei Belõi kohta on tõepoolest öeldud, et tema teosed on ka teised sümfoonilised poeemid ja muud asjad on suures osas nagu tõlkimatud. Ja sellepärast oli see mitte raske, see ei olnud üldse raske, on ju.
Te olete minuga täiesti nõus, see oli väga põnev, tore ja iga hetk, kui ma selle tekstiga tegelesin, siis täiesti nõus. See oli suurepärane suhtlemine ja peale selle oli see ka tohutu imetlus ja lumm sellest, kuidas saab nii täpselt oma mõtet väljendada. Kuidas ei ole vaja seda sõna mulinat, mida siin tänapäeva maailmas on tõepoolest liigagi palju. Kuidas on võimalik isegi kirjavahe märkida asendiga või teksti asendiga vasakul või paremal, anda edasi mingeid sõnumeid. Nii et see oli tõeline selline ristsõna mõistatus. Ma käisin ringi, lihtsalt siis mul tuli see mõte, siis ma saatsin toimetajale. Ütlesin, et oleskleja ei sobi üldse, aga oleleja sobib väga hästi. Ta ütles, okei. Jäi muga nõusse. ja lõpuks jäi kohe väga nõusse, nii et see oli selline väga, ma ei oskagi öelda siis, kust see vastus sulle tuleb, aga kusagilt see vastus ju tuleb. Nii et võib-olla siis mõne sõnaga veel sellest Peterburist, et need, kes kirjandusajaloost vähegi teavad ju, et Peterburi on selline müstiline linn, ta on niisugune irreaalne või sürreaalne juba oma loomise tõttu, eks ole, ta on selline kunstlik, tehislik ja Peelõi ütlebki seal raamatus ka, et Peelõi on kummaline linn, et ta muudab varjud inimesteks ja inimesed varjudeks. Et kusagil tekivad mingid hämud, kusagil tekib mingi sihita ajumäng ja siis hakkavad asjad juhtuma. Nii et ma võib-olla väga pikalt nagu nendest nüanssidest just hetkel, eks ju, ei räägi, et natuke sellest Merezkovskist ka. Merezkovski võib öelda niimoodi, et ta ei ole nii hõllanduslik võib-olla, et tema sümbolism väljendub pigem sellistes, kui võiks võrrelda, siis võib-olla Eesti lugejal on hästi meeldinud Miga Valdari, et võib-olla sellised hästi sügavat sisseelamist võimaldavad niisugused ajaloopildid või niisugused, kuidas mehed rändavad kõrbes ja kuidas tulevad kärpsed ja mida see ikkagi tähendab, kui sind ümbritseb lõunamaa kuumus ja siis tulevad idamaa salakavalad maagid, kes sind kusagile meelitavad. Et see pildilisus on hoopis teissugune. Aga selge on see, et Merezkovskit võib-olla kõige rohkem huvitas selline antiteeside maailm, et tema teostes, peamistes teostes kindlasti on selline kristlus ja paganlus, eks ole, hea ja kuri. Ja vist ei ole asjata, et Sigmund Freud näiteks ütles, et just vene kirjanikud Dostojevski ja Merezkovski on tal kõvasti aidanud psühhoanalüüsi edendada. Et kuidagi on nendes midagi sellist, et nad oskavad seda inimhinge kuidagi niimoodi uurida ja kuidagi niimoodi lahti laotada, et see on nad ilmselt sinna maailmakirjandusse viinud. Ja mul oli suur au selles eestinduses osaleda just nimelt praegusel ajal, kus natukene piinlik on olnud kuulda, et Puškin on süüdi selles, et Putin kasutab teda ära. Võib-olla päris nii ei saa siiski öelda. No ja Paul-Erik, veel absurdsem küsimus. Mida sina tõlkisid? Mis see oli? Ei, mina tea. Jah, ma teen kõigepealt personaalse avalduse. Ja mu Ulyssese tõlge on saanud juba nii palju igasugust tähelepanu osaliseks, et ma olen nagu peas segi selle juures ja ma muu hulgas mõtlen ka, et võib-olla vaene Joyce pöörab hauas ringi, sest tema ei ole saanud nii palju tunnustust kogu elu jooksul, kui mina siin poole aasta jooksul. Aga ja üsna kindlasti ei üleüldse, aga konkreetses situatsioonis, et kui palju väga nii teoste valiku kui tõlketeostuse tasapinnal tõlkeraamatud ilmub Eestis praegu, et nende hulgast
ütelda, et üks on nüüd selline tingimata kõige parem, et see on kindlasti selline suur julgustükk ühte nii palju esile tõsta. Ma ise tunnen küll, et ma olen väga palju teiste käest õppinud ja ei arva, et mind peaks selle pärast rohkem esile tõstma kui teisi. Aga see on nüüd selline personaalküsimus, jah. Aga asi ise, mis see Joyce'i suur romaan on? Ma jäin mõtlema praegu selle peale, et kui palju on omavahel seotud näiteks kas või kõik need raamatud, mis praegu siin laua peal on ja mis on nomineeritud. Ja kindlasti veel suur hulk selliseid olulisi maailmakirjanduse teoseid, et tegelikult kui tihedad seosed nende vahel on ja mida rohkem me nendega tegeleme, nende teostega, mida rohkem me nendega kas või lihtsalt loeme, seda rohkem me hakkame sellist maailma terviklikkuse ja läbipõimituse, kõikide nähtuste läbipõimitus nii ajaloos kui geograafilises ruumis, kui mõttemaailmas seda tajuma. Ja see on üks lõpmata huvitav tunne selle asja juures. Ja näiteks kas või see, et praegu siin laua peal on Joyce'i Ulysses ja on Becketi jutud. Beckett nooremast peast oli Joyce'i erasekretär ja suur jagu tema maailmakuulsus saavutanud Becketi teoseid. Kui neid selle pilguga lugeda, siis on täiesti tajutav see, mismoodi see teatud mõtteliin ja teatud suhtumine kirjandusse, teatud suhtumine kirjanduse võimalustesse, keelelistesse võimalustesse, et milline seos nende vahel on. Kindlasti ei olnud Joyce Becketi ainukene mõjutaja või selline autoriteet silmis, aga see roll on väga suur ja kui selle pilguga lugeda Joyce'i ja Becketit, siis hakkad seda tajuma. Või näiteks on Ulysseses üks selline läbivaid motiive vähemalt ühe tegelase näol esindatud, aga ka natuke teiste puhul on see, et Iirimaa võib-olla üldse läänemaailm nii-öelda peaks ikka kristluse kõrvale lükkama ja pöörduma Kreekasse tagasi, antiik-Kreekasse tagasi oma mõttemaailmalt ja eeskätt oma elutunnetuselt selliselt vabalt ja ilusalt päiksepaisteliselt elutunnetuselt ja kindlasti ja rääkimata sellest, et Ulysses lähtub ju Odusseiast. Nii et ütleme, Homerose ja Sofoklase vahel on muidugi ilmatu suur vahe nii ajas kui tunnetuses, kui kas või puhtalt kitsamas mõttes kirjanduslikus vormis, aga see seos on olemas. Sellel ajal, mida Joyce oma Ulysseses kujutab 20. sajandi algus, eks ole, on see teatud ihalus sellise helenistliku küll jah, sellise ja vahemerelise ja selle elutunde järele ilmselt ikka väga suur, rääkimata sellest, et Joyce'i üks suur kuidas öelda, elu kujundanud hoiakuid oli noorest peast parima õpilasena jesuutlikus kolledžis kirikust lahku lüüa. Ja see ei olnud kindlasti mitte kerge talle ja see kõik kajastub ka kõikuses alltoonis. Ja nii, et see on näiteks üks teemasid või üks hoovusi, mille kohta küsida, et millest see Ulysses on kirjutatud, mis raamat see on, et see alltoonina on ja vahel ka otsesõnu on seal tugevalt sees.
ükstapuha, kuidas me seda jälle nagu hindame ja mis me sellest arvame. Või kui me kuulsime siin, et Islandi saagade tõlkija elab Šotimaal ja et see muinaspõhja jällegi elutunnetus ja kõik see on ju meile eestlastele juba päris hästi teada, on juba ennemgi tõlgitud vägevad neid lugusid aga jah, see veel, see fakt sinna juurde, et praegune tõlkija elab Šotimaal ja jällegi ma panen siia kõrvale selle ka Šoti motiivi, mis jookseb kõvasti olulisest läbi kõrvuti muidugi selle Iiri motiiviga, aga kogu see keldi taustaga rahvaste, iirlaste, šotlaste, nende suhe siis Briti värki, see on lõpmatu huvitav ja kajastub siin, mitte ei kajastu, vaid on jällegi selle olulisise üks läbivaid motiive. Ja nii võib nagu lõpmatult mõtelda, kui me ütleme näiteks jah, et Joyce oli selline siis selle 20. sajandi esimese poole modernismi suur kuju, siis eks see 20. sajandi suur modernism, ta sai ikka kaugelt, mitte väga kaugelt ajaliselt alguse ka muuhulgas ka Lautremontist. Nõnda, et jällegi on seos olemas Lautremonti ja teiste autorite vahel. Ja muidugi väga tugev seos on tegelikult olemas Andrei Bely Peterburiga on liikvel või olnud enam-vähem algusest peale üleval selline hüpotees või isegi tahe seda trumbina lauale lüüa, et tegelikult Joyce on Andrei Bely õpilane ja tema sellised puhtkeelelised ja tunnetuslikud ja poetilised lähenemised oma tegevusele, et need on kõvasti mõjutatud Andrei Belyst ja kuna mõlemad romaanid, tähendab Ulysses ja Andrei Bely Peterburi on üks oluline tegelane mõlemas on suur linn, et siis juba see annab sellise sarnasuse nende teoste vahel. See Joyce'i mõjutatus Belyst tõenäoliselt tõele ei vasta, aga mõtteline seos on täiesti kujutletav. Nii et neid näiteid on jah lõpmata palju, mismoodi kirjandus ja siis see nii-öelda väärtkirjandus avab meie silmad ees ja meie hinges maailma terviklikkuse ja maailma siseste suhete lõpmatu ja tiheda ja kuidas öelda, lahutamatu läbipõimituse selle, mismoodi on maailm läbi kasvanud. Ega muud ei oskagi öelda. Aitäh. Kuna see siiski on tõlkenominentide õhtu, siis ikkagi küsiks ka seda, sest see on alati nii huvitav, et mis oli kõige raskem, probleeme on ju alati mustmiljon, aga mis oli kõige raskem ja mis kõige rohkem nagu jällegi töö juures nagu rõõmu tegi, selles mõttes, et seda oli kuidagi orgaaniline ja nagu loomulik eesti keelde tuua. Need on jällegi 3 täiesti erinevat juhtumit ja iga küsimuse taga on tegelikult põhjatu auk, aga kui kuidagi püüda kuidagi ütleme 5 minutiga sõnastada 5 minutiga sõnastada 2000 aastat ja see on nagu tore ülesanne, aga proovime. Kahtlemata selle tõlge juures kõige raskemad olid kooriosad. Seal oli üks asi on juba sisuline külg,
seal esitatakse tihtipeale selliseid vihjeid, mööda minnes vihjeid, mis Kreeka teatris ja Kreeka inimestele olid üldtuttavad, aga mis siin ei ole. Nii et see on siis lihtsalt see narratiivne osa, mis nendes kooriosades on. Aga teine külg, mis tegelikult ikka murrab igat liiki konte, on see meetriline probleem. Sellepärast, et kooriosad ju esitati muusikasaatel ja sõltusid just rütmist, meloodiast, mis muusikas oli. Selle kohta peaaegu midagi teada ei ole, aga meile annavad vihjed selle kohta just Kreeka värsi meetriline süsteem, tähendab pikad lühikesed silbid, tõusud ja langused ja siis kuidas nüüd neid asju üldse püüda edasi anda, kas üldse püüda edasi anda, sest väga palju tõlkeid, no üldiselt nii Antigoonest kui teistest tragöödiatest on ju suuremates keeltes, inglise keelde, saksa keelde, prantsuse keelde, itaalia keelde tehtud kümneid tõlkeid, see on vist isegi veel vähe öeldud. Aga kooriosadega on sageli ja üldiselt on niiviisi, et nad on tõlgitud kas vabalt, kas proosas või siis kuidagiviisi vastavale keelele omases värsi kasutamise süsteemis. No mina püüdsin järgida Kreeka kvantitatiivset ja seda pikkust ja lühidust ja siis ka anda sellega seoses sisu edasi. Ja see ma võiks öelda kohe, pole küll ilus öelda, aga oli lausa selline sportlik huvi, sellepärast, et kas eesti keel on võimeline seda järgima, kas eesti keeles saab seda edasi anda, kas eesti keel on piisavalt paindlik ja väljendusrikas. Ja ma pean ütlema, et minu enda arvamus kujunes selle baasil, et eesti keel on tegelikult väga väljendusrikas ja väga palju võimalusi pakub just ka Kreeka meetrika tõlkimiseks ja seda just tänu oma vältesüsteemile ja ka siis ikkagi sõnavara rikkusele ka. Ainukene probleem, mis tekib, on see, et kreeka keeles on hästi palju selliseid ühesilbilisi lühikesi sõnu, nagu selliseid täitesõnu, mida eesti keeles nii palju ei ole. Ja siis peab natukene püüdma mängida või kuidagiviisi leida, et neid juusid ja siis GI liidet ja selliseid asju liiga palju ei tule ja toimetamisel oli sellega ka probleem, et need asjad võisid hakata natukene segama. Aga muidu jah, ma pean ütlema, et see tõlkimise kulg iseeneses oli nii kreeka keelest arusaamise suhtes kui ka eesti keele võimaluste avastamises oli väga põnev ja minu meelest ka minule vähemalt väga selline tänuväärne ettevõtmine. Aga öeldakse ka, et värsisüsteemid eri keeltes ei tähenda üldse samu asju, et meil on üks meetrum ja ta on välja kasvanud selle keele ajaloost ja meloodiast ja kui sa kannad ta teise tehniliselt üle, et siis sul on see tehnika, aga see, mida tema vorm tähendas, et see kipub ära kaduma, et kas sul ei tulnud näiteks pähe mõte, et tõlkida Antigone näiteks vabavärssi või et sul ei ole nagu tunnet, et see värsisüsteem, nagu kui ta liigub eesti keelde, et ta kaotab oma mõtte? Tõlkida võib neid asju mitut moodi. Ja see, mida ma nüüd praegu tegin, see oli see, et ma püüdsin lihtsalt kokku viia nagu neid põhimõtteid, mis on kreeka keeles sellega, kuidas
see oleks võimalik eesti keeles. Loomulikult on võimalik seda vabavärssi tõlkida, loomulikult on seda võimalik kas või täiesti proosatekstina edasi anda, mis on tegelikult ütleme nii jälgimise mõttes ja sisulises mõttes veel palju selgem. Aga mulle tundub ja kui ma nüüd käisin ka teatris seda Antigonet vaatamas, need kooriosad, nad kõlasid ilusti ja ei olnud nii, et oleks hakanud keegi saalis protesteerima, et mis te siin jamate niisuguste võõraste värsisüsteemide ja igasuguste arusaamatute asjadega. Ja see ei ole mitte esimene kord, kui ma seda olen märganud, sest et kui oli NO teatris oli Ifigeneia lavastus, siis see oli ka hästi tekstilähedane. Ja seal oli veel isegi pikemalt neid kooriosasid sellisel viisil edasi antud. Ja ma pean ütlema, et see oli ma huvi pärast, sest kui seal oli vaheaeg ja huvi pärast kuulasin, mida inimesed omavahel rääkisid sellest ja siis vaatajad mitte mingisugused erialateadlased või ühesõnaga täiesti võõrad inimesed ütlesid, et alguses nagu ei saanud päris hästi pihta, aga siis hakkas nagu asi minema ja ikkagi lõpus täitsa meeldis ja oli täiesti huvitav ja sobis sinna, sest tegelikult väikene distants või natukene nagu mingisugune väike niisugune, võiks öelda isegi võõristustunne peab ka tragöödia lavastamisel olema, sest sa ei saa seda nii ära seeditult teha, et sa nämmutad kõik ette ära ja siis pistad ainult suhu ja jääb alla neelamise vaev. Nii et selles mõttes ma arvan, et siin neid kompromisse võib mõelda ja kõik on teretulnud proovima, katsetama igasugustes vormides ja igasuguseid võimalusi, kuidas seda edasi saab anda. Aga see, mida mina tegin, see on praegu lihtsalt niisugusel kujul ja muidugi Eesti õnnetus on see, et ei ole nii suurt lugejaskonda ja ei ole ka nii palju inimesi, kes jõuaksid sellega tegelda, et neid tõlkeid oleks rohkem, et oleks mitmesuguseid ja et oleks sellest ühest loost näiteks ükskõik kas või 3, 4, 5 varianti ja siis nende vahel võrreldes vaadata, et mis nagu mõjub paremini. Aitäh. Erle, sinu puhul on see, et näiteks Made Luiga ütles oma arvustuses Peelei kohta, et see lihtsalt on niisugune keel, mida ei olnud olemas, vaid see maailm, mida sa ei kujutanud enne ette, et võiks olemas olla. Nii et kui küsida, et mis oli raske ja kuidas sa selle probleemi lahendasid, siis nagu ma eeldaksin, et mida ei olnud, selle sa mõtlesid välja, aga räägi parem ise, et mis oli raske ja mis oli kerge ja mida sa tegid? No kuna Peelei on alati öelnud ise ja tema kohta on ka seda öeldud, et ta oli väga tugevasti huvitus kubismist ja üldse futurismist, siis ei ole juhus, et see, kuidas ta neid tegelasi toob nagu sellele lõuendile, see saab alguse tihti ühest joonest. Ja sellepärast ei ole see, kui ilmub kusagilt nina, ei ole see mitte ainult allusioon Gogoli Nevski prospektile, eks ju, vaid mingid jooned, mis nagu ilmuvad. Ja siis tuligi paika panna nagu selline, nagu leida mingi maatriks, ütleme sellisel väljal, mis nagu vene keeles on prostranstvo, ruum, prostor, laotus, aga vene keeles on selles nagu väga palju sellist tühjust. Ja prospekt, ehk siis tänav või prospekt. Ja kuna me saame teada, et riigiametniku Apollon Apollonovitši peas toimub prazdnõi ajumäng, siis see prazdnõi on nagu esmapilgul, tundub, et on lihtne tõlkida, et seda sõnaraamatud annavad, et see on jõude. Aga me saame aru, et see ei sobi selle sirgjoonelisusega, sellepärast, et samas on prazdnõi on siuke jõude hetk või jõude elu, aga Peeleid ei huvita see hetk ajas, vaid teda huvitab see ruum. Ja sellepärast, kui me loeme neid kirjeldusi, et Apollon Apollonovitš jumaldas sirgjooni
ja ta läks täiesti närvi siksaki peale, siis see tähendab seda, et see jõude, noh, see on nagu ilmselgelt väga nagu kandev osa selles ruumis ja laotuses ja selles sirgjoonelises maailmas. Ja siis lõpuks sündis mingite mõtteuidude ajumängu tulemusel sündis sõna sihita. Ja mida rohkem me siis toimetajaga selle sihita üle arutlesime, seda rohkem meile tundus, et see on just see õige pusletükk. Sellepärast, et eesti keeles, eks ole, siht, sihikindlus on natuke selline sirgjooneline, eks ju. Siis kõik, mis puudutab sellist laotust, sõna see prastor, mis on ju võimalik tõlkida avarusena ja millena iganes, seal on palju variante. Aga tundus, et see laotus on nagu kõige sobivam juba sellepärast, et revolutsiooni heli on U ja see U kajab selles laotuses vastu. Nii et seal oli päris palju sellist niisugust tunnetuslikku paika panekut või mingit sõna maroka, mida on hästi sageli. Me näeme, et selle sõnaga kirjeldatakse mingeid vihmamärgi tänavaid, sellega kirjeldatakse mingeid tegelaste seisundeid, vitriine, siis see tegelikult on nagu lumm, aga see on lumm negatiivses mõttes. Ja sellepärast sai sellest siis loitsu lumm. Ja tundus, et see loitsu lumm sobis päris hästi nendesse erinevatesse kohtadesse, kus see loits või kus see teispoolsus, sest veel kord, et Peterburi asub mitme maailma piiril, kus see teispoolsus nagu välja paiskub, et seal on kõik need asjad on sellised kahetised ja kõige selgemalt väljendubki see tegelikult tegelases, kes siis alguses ilmub unenäos ja tema nimi on seal Enfranchis ja siis ta ilmub päriselt ja on tegelikult üks süürlane, kelle nimi on Shishnarfne. Nii et seal on päris palju, pöörasust on päris palju. No ja siis võib-olla kõige viimasena ma mäletan ühel jalutuskäigul see tekkis kuskilt see mõte, sest ikkagi 6 kuud ma olin nagu selles, no tõesti, nagu sa ütled, et selles ruumis ringi käinud. Siis Brankukan, Duškanšik Brankukan. No see võiks olla nagu mingi tuvike või tupsu nunnuke, aga see on kõik nii ära leierdatud, et ilmselgelt ka vene keeles ei ole selliseid sõnu. Ja siis kusagilt tuli sõna hingetuiguke. Ja see tundus absoluutselt õige olevat, et see on just täpselt hingetuiguke. Saatsin saata sõna autorile, ta arvas, et hingetuiguke on hea. Paremat me välja ei mõelnud igal juhul. On hea. No ja Paul-Erik, sama küsimus, kuigi absurdne küsimus. No, et mis oli kõige raskem kõikide nende asjade keskel? Mis oli kõige raskem oli oma laiskusest üle saada. Aga jah, igal juhul jah, selles seoses ütles küll, et suur tänu Heronymuse programmile ja ka kirjastusele, kes riskisid selle riski ette võtta ja mulle seda pakkusid, sest ühelt poolt oli see nagu risk nii nende jaoks kui minu jaoks, aga teiselt poolt oli see, mis kohustas, sest ma loomult olen laisk ja tegutsen siis, kui viitsin ja asjadega, millega parasti viitsin, aga nüüd oli võimalus ja kohustus suure, mitte nii paksu raamatu kohta, mitte pikaks ajaks, aga ikkagi piisavalt pikaks ajaks keskenduda ühele asjale. Ja vaata see, ma arvan küll, et kõige suurem saavutus oli see, et mu iseloom läks paremaks. Et ma suutsin selle ette võtta ja teha tähtajaks, enam-vähem tähtajaks ära, ainult ükskord natuke pikendades seda. Aga nii spetsiifilisemalt rääkides jällegi on olemas lootusetuid või vastikuid raskusi, aga on olemas neid raskusi, mis nagu lõbu pakuvad. Ja see Ulysses algtekst
noh, selle lahtivõtmine siis otse lugedes ja teistesse keeltesse, millest ma enam-vähem aru saan, tehtud tõlkeid lugedes ja sekundaarkirjandust ja kõiki neid lugedes, see avardas nii palju, ühelt poolt avardas maailmapilti, ta oli kindlasti töö ja selles mõttes raske, aga ikka pigem lõbus ja tore. Veel kitsamas mõttes raskusest rääkida, oli väga huvitav oli kuulata kolleegide sellist spetsiifilist juba tõlketeoorias ja tõlkefilosoofiasse ulatuvaid kogemusi. See on tõepoolest nii, et igal sõnal, mille esimene sõnastiku vaste võib tunduda väga täpne ja mingis mõttes ongi täpne, aga konkreetses tekstis tähendab see sõna originaalis, kannab endaga kaasas midagi sellist, mida see, ütleme, triviaalne või esimene eestikeelne sõnastikul esitatav vaste kuidagi ei kanna. Läheb mõte kaasa, läheb mõte kohe sinna sellisesse asja nagu etümoloogia, etümoloogiline taust nendel sõnadel eri keeltes, nendel mõistetel, mida nende sõnadega väljendatakse, võib olla absoluutselt erinev. Ja ma olen ikka mõelnud nõnda, et mis asi on etümoloogia, et etümoloogia on nagu keelegeneetika ja keelearheoloogia. Et kui me võtame sõna lahti, et kust ta pärit on ja mis ta algselt võib olla tähendanud ja miks seal mingisugused aastasajad, võib-olla aastatuhanded tagasi on inimesed just selle sõna, just selle mõiste väljendamiseks välja mõelnud, siis selgub selliseid asju, et mis lõpuks hakkavad eri keeli kõnelevate hõimude, rahvuste, kultuuride sellist baasilist sügavat erinevust esile tooma. Vana hea tüüpiline näite on passioon ja kirg, et oleks nagu üks mingisugune enam-vähem täpne vaste ühele teisele, aga see, kui palju sisaldab passiooni mõiste või nagu see tuum nagu ongi tema selles kannatuses, eks ole, aga kirg on nagu säras ja milleski väga suuresti ja võib-olla ainuliselt positiivses. Ja hakka nüüd kas või piiblitõlkes või evangeeliumi tõlgetes rääkima, asendama sõna kannatus, passiooni, asendama sõna kirega, et seda Ugo Masing rääkis, et on eri asjad, ei saagi. Ja selliste asjade nagu avastamine ja tajumine ja siis kõigele vaatamata nendele siis sellise vaste eesti keeles leidmine või mõnel puhul ausalt öeldes konstrueerimine nii, et see autoripoolne hoiak, mis selles sõnas kätkeb, ära ei kao, aga et samas on siiski tegemist loomuliku eestikeelse tekstiga. See oli kindlasti raske, aga ma ei taha rõhutada kindlasti mitte raskust, vaid seda, kui tore see oli. Absoluutselt, jah. Mul tegis küsimus selle sihiga seoses, mis oli juttu. Eesti keeles siht tähendab ju ka eesmärki. Kas see ei hakanud segama, et see prastor ja kõik see, et see on hoopis midagi muud, et see eesmärki seal vene keeles seda ei ole? Aga me toimetajaga kaalusime ja saime aru, et sihita ja sihitu. Ja meil on sihita. See oli üks juuksekarva lõhki ajamine. Paul, muidugi. Ei ole väga huvitav just nagu väike detail, aga ülimalt ilmekas, sest eesti keeles siht, eks ole,
siht just nagu tähendaks ühe korraga seda eesmärki, mille poole püüeldakse, aga samal ajal seda teed, mis sinna poole läheb, nagu umbes nagu metsasiht, eks ole, et näen, et seal on mingisugune mägi või järv, ma tahan selle juurde minna, see on minu eesmärk, minu siht on minna selle järve äärde, aga ma lähen sinna ja see, mida mööda ma lähen, on kah siht, et kuidas see võimalik on, see on naljakas nagu eesmärgi ja vahendi kokkulangemine ja vaat seda jälle kõigis keeltes ei ole, eks ole, aga vaat eesti keeles on sõnadamoodi ja vaat siis anna seda algteksti tähendust eesti keeles edasi, tuleb hoopis teine tähendus, pole parata. Mul oli natuke samas registris välja mõeldud ka selline küsimus, et millest te kõige rohkem puudust tunnete, et mingisugused sõnaväljad või registrid või tõesti värsimõõdud või mingisugused ajaloolised kihistused aga ma saan aru, et tegelikult selliste teoste puhul on niikuinii kõik puudu, et ei saa öelda, et see või see on puudu, kõik on puudu. Et kui mina tõlgin mõnda näiteks 20. sajandi alguse autorit, kelle oma tähendab dominant on suulise keele toomine eesti keelde, siis ma saan nukrutseda, et eesti keeles ei ole selliseid registreid, kihte, et tuleb midagi muud nuputada, aga siin kõik need 3 näidet ühesõnaga ei ole tõesti mõtet hakata rääkima sellest. Sul on siiski üks asi välja tuua. Mul on just vastupidi, mul on üks näide või tähendab mitte näide, vaid ma tahan öelda, et eesti keeles on isegi asju, mis on üle. Üle on ka, jah, aga nad on vales kohas üle, nad ei ole seal, kus sul on vaja. Peterburis olid nad täpselt õiges kohas, kõik need särad, sillerdused, helgid, mis kõik seal kusagil särab ja need kõik on nagu mingis selles süsteemis niimoodi, et mundrikuubedele jääb ikkagi ainult hiilgus ja värin. Aga kõik, mis on neeva lainetes, seal on ikkagi kõik need muud asjad, sellised maojad. Vabandust, mul praegu ei tule ühtegi pähe, aga sellised, ma rõõmustasin selle üle, kuidas eesti keeles annab häälikutega mängida, et see oli imeline. Ja üks asi muidugi ka, et millest mind hoiatati, et kuna Peeli kasutab päris palju varjatud anapesti, siis klassikaline on seal üks peatükk, kus ta õige mitu lõiku alustab tegelikult sõnadega dni stajali, tumannõja, strannõja. Aga sellest sai eesti keeles päris sarnane, olid päevad nii udused, veidradki. Nii et eesti keeles just need häälikute või niisuguste väikeste silpikeste lisamine annab täitsa ilusa pildi. Midagi on üle ka. Ei, väga hea, vahel ongi alati midagi, vahel ongi midagi üle ka, aga et kui need tõlgitavad teosed on liiga kauged ajas või ruumis või siis ei kipu seda ülejäämise asja nii tihti juhtuma. Aga Paul-Erik juba ütles, et tema iseloom läks paremaks tõlkimise raames. Kas midagi, mis oli veel, mida see tõlge õpetas? Muidugi me kindlasti kahtlustame, et te ütlete, et te saite kõik veel targemaks, aga ka muus plaanis, nagu ütleme kas või, mis iganes. Natukene selle eelmise teemaga seoses, kui nüüd nii kreeka kui ladina keelest tõlkida, siis tulevad üsna huvitavad asjad välja, nagu ma ei oska öelda, kas see on keelepsühholoogia, rahvapsühholoogia või mingisuguse regiooni kohta, näiteks õnn ja õnnelik ja õnnis, mis eesti keeles on, siis nendes keeltes on neid sõnu palju rohkem. Ja huvitav on jah see, et kas eestlased siis ei suuda nii õnnelikud olla, et nad rohkem sõnu selle kohta kasutaksid, sest õnnis on natukene selline liiga piibellik või piibli moodi või seda nagu kuidagi mul ei ole eriti olnud nagu niisugust kohta, et kuhu ta nagu väga hästi sobiks.
aga seda õnnelikkuse asja väljendada nagu sünonüümidena ei ole ka palju võimalusi. Mul tuleb veel, küll mitte sellega seoses, aga ladina keeles tõlkides üks koht näiteks, kus ei olnud eesti keeles ilusaid sõnu ja sellist lõpmatult varieeruvat väljendusviisi, oli see, kui Apuleius kirjeldab naisterahva juukseid. Kuidas need lainetavad ja voogavad ja helgivad ja kõik, eesti keeles midagi on, aga nii palju, kui seal oli, nii palju ei ole. Nii et siin jah, mõned sellised tähendusväljad, mis lihtsalt ei kattu. Aga kindlasti on eesti keeles mingisugused teised tähendusväljad, kus on neid mõisteid ja sõnu rohkem. Või ütleme nii, nagu eskimodel on lume kohta rohkem sõnu ja kõik see käib nagu selle asja juurde, aga mis mind on ikka intrigeerinud, on see õnne küsimus. Aga see oli seoses tegelikult selle eelmise küsimusega, et nüüd õppetund võib-olla ei olnud ka või võib-olla no vot, aga see ei ole üldse vähe tegelikult. See on päris hea õppetund. Erle, kas sul oli veel midagi, mida sa kuidagi tundsid, et pärast neid tõlkeid on hoopis teistmoodi sinu peas? No ikka tegelikult see arusaam, kuidas ilusas keeles annab väljenduda nii ilusti kui ka täpselt. Et ma mäletan kunagi Katrin Kern ühes loengus ütles, et tõlkija nagu naine, ta võib olla ilus või täpne. Ja kui sa loed neid klassikalisi tekste, ma arvan absoluutselt, võtame kõik siit järjest, kõik need raamatud, nad on nii ilusad kui täpsed. Kuidas me oleme sellel teekonnal, sellel sihitul teekonnal sellest osa ära kaotanud? See on küsimuste küsimus. Tahaksid sa midagi? Jah, jälle väike pisteline kommentaar selle õnne küsimuses. Ma olen ka alati mõtelnud selle peale, et eesti keeles õnn tähendab nagu jälle kahte erinevat asja ju. Et üks on see õnn on sügavamas mõttes, suuremas mõttes, aga teine on see vedamine. Et olgu see õnne või vahel on õnne, vahel ei ole. Aga vaat see õnn, mis on juba peaaegu nagu hingeõnnistuse või õndsuse või nagu sinnapoole, see ikka sellises tavalises pruugis on sama sõna eesti keeles õnn ja siis hakka jälle mõtlema, mida sa soovid, kui sa oma sõbrale ütled, et palju õnne. Et olgu sul palju vedamist või olgu sul selline kindel elutunnetus või kindel tunne siin maailmas elades, et mis on siis peaaegu nagu õnn, hingerahu ja võt sellised asjad. Aga jah, et mis kõigepealt jällegi personaalseks minnes õppisin seda, et vanast peast on võimalik ka veel midagi juurde õppida ja võib-olla just see maailmapilt ühelt poolt enda jaoks hästi avaraks ajada, avaramaks kui kunagi ja samal ajal ka see keskendusvõime või see huvi keskenduda, et need on asjad, mida vist mis vist kas on kaasa antud inimesele või tuleb omandada või omandatakse suhteliselt noorest peast, aga mina omandasin nüüd natukese sellest nagu vanast peast, jah. Aga põhimõtteliselt jah, on ikkagi see, et nagu Joyce oma alter ego ja ühe peategelase siis selles raamatus Stephen Dedaluse suu läbi ütleb, et kirjandus on inimvaimu igavene kinnitus. Jällegi võib sellesse suhtuda mitut moodi, kas see ei ole liiga pateetiline ja liiga suure koormuse peale panemine kirjandusele võrreldes näiteks religiooniga või millega tahes ja raamatu peamine peategelane siis tegelikult suhtubki sellesse nagu ka kõigisse muusse pateetikasse, mis ette tuleb, suhtubki leebe irooniaga. Aga jah, kui järele mõtelda, siis vähemalt siin maa peal võib-olla on tõepoolest nii,
et inimvaimu saab, ma ei oska öelda, mida suurust või kindlust, nurgakivi olemist inimese enesetunnetusele saab võib tõesti kirjanduse kaudu kõige paremini saavutada. Mine see tea. Ei tea, sest tegelikult ju tõlkijad ju tihti ei tõlgi mitte sellepärast, et kuidagi rikastada Eesti rahva lugemislauda või täita lünka meie kultuuri ajaloos või tegelikult ju seda tehakse tihti mingi enda otsingu pärast või mingi enda tee pärast, mis siis nagu vajab hetkel seda raamatut või kuidagi, et see ei olegi üldse, see ei olnud niisama naljaküsimus. Aga ma igaks juhuks küsin ühe küsimuse, sest mind see tõesti kohutavalt huvitab, sest ma ei tea täpselt, kas publik hakkab tukkuma jääma. Ei hakka, selge. Sest see on tõesti midagi hästi huvitavat ja kuna te kõik olete teinud siin nagu üle elu suurusi tõlkeid, siis ma lihtsalt pean küsima, et nagu kuidas te seda teete ja mitte selles mõttes, et kas või, et see on muidugi ka huvitav, et kas te asetate tooli kuidagi sinna või tänna või vaatate näoga itta või läände või kui näiteks oli 2 aastat tagasi mõttekirjanduse tõlkijate nominentide õhtu, siis näiteks üks tõlkija ütles, et ta teeb vahepeal harjutusi kantrisaatel, et see teda väga aitab. Ja siis mulle näiteks on väga meeldinud Lauri Sommeri tõlkemetoodika, kui ta tõlkis Draaklit ja minu meelest see oli imeline tõlge, siis tema pani küünlaid Draakli pildi ette oma kodus ja püüdis Draakli hingega kontakti saada. Et ühesõnaga, kuidas te seda teete ja see küsimus on nüüd nagu selles plaanis, nagu Tootsi filmis oli kas see oli Tootsi filmis, mul on praegu peas segadus või oli see äkki hoopis filmis Kevad südames see oli filmis Kevad südames, kus oli see uus poiss, kes tuli kooli ja oli kohutavalt hea lauluhäälega ja siis üks teine poiss küsis ta käest, et kuidas sa seda teed ja siis see laulja poiss tegi lihtsalt suu lahti, kuidagi näitas, et siit suust see tuleb. Et kas te oskate kuidagi seletada selles mõttes, et kuidas te seda teete, kas teil on mingisugused nõksud? Erle, ma tean, sinul on olnud üks nõks, millest sa oled rääkinud ja mis on meie tõlkijate sektsioonile suure mulje jätnud. Kui sa olid väsinud, siis sa läksid ja süütasid ühe küünla. Vot seda sorti asju ma küsin. Ja samal ajal, kui see tundub liiga absurdne, siis öelge, et ma ei tee selliseid imelikke asju. Et Anne, kui sa lähened Sofoklesele, see on ilmvõimatu ülesanne, aga mida sa teed endaga, et sa seda üldse suudad teha ja et pärast niisugune tõlge välja tuleb? Kõigepealt ma pean ütlema, et ega ma mingisuguseid selliseid väliseid efektseid võtteid ei kasuta. Ja see lähenemine toimub ikka sees. See on läbi sellise mõtlemise, süvenemise ja muidugi toetub ikkagi väga palju ka sellele, mis varem on tehtud. Et kui elad nagu sisse sellesse uude tõlkesse või uude töösse, siis kõik see varasem hakkab ka nagu mängima nii peas ja hakkab mõjutama ja see on tegelikult väga hea tunne, kui sa näed, et see, mis sa varem oled teinud, et see on kuidagiviisi haakub sellega, mis sa edasi hakkad tegema ja niiviisi see asi läheb. Aga ei mingit sellist ida-lääs, põhilõuna või mingisugused selliseid muid. Kui küünla põlema panen, siis panen õhtul, kui pime on. Aga mis tooli peal sa istud kodus?
No tool sõltub sellest, kuidas mu selg vastu peab. Ostsin nii ergonoomilise tooli kui vähegi võimalik. No aga ongi, aga see ei puuduta ka tõlkimist otseselt, see on üldse igasuguse laua taga istumisega seotud, sest et kõige hullem periood, mis oli siis, kui mul pärast seljaoperatsiooni, kui ma ei saanud istuda. Ja siis ma püüdsin püsti kirjutada ja siis ma püüdsin põlvili kirjutada ja siis ma mõtlesin ka, et huvitav, et kui keskajal näiteks neid käsikirju ümber kirjutati, siis ka mungad ikkagi seisid, nii et ilmselt nendel ka võib-olla tekkisid mingisugused sellised selja ja istumise probleemid, sest istumine on üks kõige viletsam asend üldse. Absoluutselt. Ja kuna on teada, et tõlkijad mitte midagi muud ei tee, kui istuvad ainult, siis on tegelikult ka väga tähtis probleem, sest meie mõtlemine toimub ju kuskil siin seljaajus tegelikult. Võin anda vihjeid, võib istuda suure võimlemistooli peal, või võimlemispalli peal, võib istuda meditatsioonipingi peal põlvili maas. See on ka suur ja lai võimaluste maa tegelikult. Aga Erle, sina ikkagi, kas sa räägid sellest küünlast ka või kui sa ei taha, ära räägi? No tegelikult on niimoodi, et ma ärkan üsna vara ja ma iga päev tõlgin ka siis, kui võib-olla ei ole kõige parem päev. Ja selles esimeses variandis tuleb nii, nagu torust tuleb, siis on teine kord, kui ma võtan ette selle originaalteksti ja kontrollin kõik üle sõna-sõnalt. Ja kolmandas etapis vaatan, et oleks ilus. Ilma igasuguste, siis enam neid algtekste, et siis ma juba olen selle nii ära otsustanud, et mingil põhjusel on nii. Aga ma arvan jah, et täpselt nagu Anne-Lill ütles, et ma arvan, me peame tänama neid inimesi, kellega kohtumine, just oma õpetajaid, ma arvan, kellega kohtumine on meid pannud valmis selleks, et minu puhul näiteks siis, et ma oleksin valmis kohtuma Belõi ja Mereškovskiga. Aga nüüd, mis sellest küünlast? Küünlaga on selline lugu, et hea küll, Heli, ma räägin selle loo. Ma tõlkisin avatud Eesti raamatusarja Pavel Florenski esseesid, mille kogumiku pealkiri oli siis Ikonostas. Ja ma väsisin niimoodi ära. Ma olin 250 lehekülge teinud, 2/3. Ja ma väsisin nii ära, et ma puhkasin nädal aega, ei teinud mitte midagi ja sain aru, et mitte kuskilt ei tule jõudu. Sest see tekst on niivõrd, ma ei tea, kas ta osaliselt tuleneb see raskus võib-olla sellest, et ta on nagu suulised loengud või kuidagi need, muudkui kerib jälle koma, jälle kerib sinna otsa neid asju, sa mõtled, püha jumal, kus see, mille kohta see kõik käib. Ja siis ma mõtlesin, mida teha ja naerge või võtke asja tõsiselt, aga oli täpselt nii. Ütlesin ühele oma sõbrale, nüüd sõidame Pühtitsa kloostrisse. Panime küünlad, igaüks mõtles omi mõtteid, jalutasime ringi. Tulin tagasi ja nägin und, et istun kirikus ja vaatan sinna kuskil altari poole. Mulle tundus see sarnanevat Pühtitsa kiriku kloostri või selle kloostri kirikuga. Ja siis ma näen, kuidas paremalt kusagilt nurgast hakkab ilmuma üks hallis niisuguses munga kuues või niisuguses vaimuliku kuues inimene. Ja ma langetan pilgu ja meie pilgud kohtuvad täiesti sajandiks sekundiks ja ma jõuan mõelda unes. See on ju isa Pavel, et see on Pavel Florenski. Ja sellel hetkel, kui ma seda mõtlen, ta vaevu märgatavalt libistab oma pilgu nagu üle minu ja ma näen kerget naeratust. Ja siis ta tuleb ja istub minu kõrvale. Ma vaatan teda, rohkem ta mul otsa ei vaata ja me jääme mõlemad vaatama seda altarit. Ma ei ole isegi ristitud inimene, aga ma arvan, et ma olen tegelikult väga usklik inimene. Ma ärkasin hommikul üles ja mul oli selline power. Ma mõtlesin, andke mulle maju ehitada, sildu rajada ja tühi asi, see 100 lehekülge tõlkida. Ja võt nii oligi. Tõlkemeetod. Absoluutselt. Paul-Erik, sinu tõlkemeetodid.
või mis iganes meetodid. No ma rõhutan ikka seda oma juhtmotiivi, et laisk inimene ja sellepärast tõsise töö tegemiseks peab seda keskkonda, et ta peaks olema ikkagi suhteliselt askeetlik, et mugavust peale ei tuleks liiga, aga ega mingi askeet ka ei ole, aga jah, tool, mille peal ma põhiliselt istun, see on vist see vana Luteri vabriku vineerpõhjaga toolid olid, eks ole, kindlasti paljudes kodudes on need veel alles. Ja selle see vineerpõhi kipub jah küll juba läbi vajuma ja pindu ajama isegi, aga nii palju ma olen siis mugavamaks teinud endale, et ma sellele ikkagi kõva põhjaga toolile olen pannud sellise väikse polstri, väikse pehmenduse peale, nagu need on sellised saadaval. Ja teine asi jah, et see istumise jutt on jah, istumine teatavasti on üldse kõige ebatervislikum ja kõige ebaloomulikum asend, mis olla võib, sest inimese keha on nii mitme nurga all, organism ei saa vabalt ja loomulikult kõik need kehalised funktsioonid toimida, sest kogu aeg on mitu nurka sees. Ja siis sellepärast, ja mitte ainult sellepärast, aga ka mingi harjumuse pärast me ikka vahel, kui on vaja mingisugune koht või asi, kui tõlketööst jutt on põhjalikumalt läbi mõtelda, et ma ikkagi viskan pikali. Ja vaata see, mille peal ma pikali viskan, selle ma olen ka teinud natuke askeetlikuks, see on siis selline välivoodi, mis kipub ju kah välivoodit läbi vajuma, eks ole, aga et ma olen sinna pannud suhteliselt kõva madratsi või kui seda üldse madratsiks nimetada ja siis veel mingisuguse sellise sisuliselt lauapuu. Nõnda, et on üsna kõva pinna peal laman ja kui ma olen seda sageli või mõnda aega teinud, siis on see näiteks tegelikult parandanud mu selga. Selg ei valuta enam nii palju, kui kõva pinna peal lamad, siis huvitaval kombel seljavalud ja nimevalud ja kõik jama, mis inimesed kiusab, pigem kaovad ära. Ja vaata siis selle pikutan seal ja siis lasen peale tulla siis sellise teatud, võib-olla siis meditatiivses seisundis, siis lasen peale tulla selle lahenduse, mis sellele tõlkimist vajavale kohale ja võib-olla kõige sobivam on. Aga muidugi ikka tuba peab ikka olema mitte liiga külm ja kõht ei tohiks olla mitte liiga tühi, aga mugavus... Aga ka mitte liiga täis. Kuidas? Ka mitte liiga täis, see pole ka hea. Ei, mugavust ei tohi lasta endale peale tulla. Nagu midagi taolist võib-olla olekski, siis see keskkond, mis ma kujundan. Küünalde värk on jah see, et minu meelest küünlad on kahtlased asjad, nad toas põletad küünleid, nad söövad hapnikku õhust ära. Sellepärast ma neid ei armasta, et nad ei ole head, nad on jah sellised ilusad ja kenad ja ka meditatiivsed ja kangesti kõik see puha, aga tegelikult ega tegelikult head asjad ei ole. Ma tahtsin veel natuke lisada selle jutu peale, kui unenäost oli juttu, siis siinsamas Antigone tõlkimise ajal, kui oli palju neid kõneosasid, mis olid jambilises 3 meetris ja siis ma hakkasin nägema unes teksti ja juttu, mis oli jambilises 3 meetris, nii et ma olen neid unes näinud ja see on, aga see näitab seda, et nad peas ikkagi sul kogu aeg niiviisi marineerivad. Ja siis, kui sa hommikul ärkad üles ja hakkad tõlkima, siis nad kohati tulevad üsna kergesti iseenesest. Pole paha. Unenäod on tegelikult täiesti võte, et mingi ühe teise raamatu, ühe romaani tõlkes ma nägin ühte peategelast, kes tuli ja vaidlas muga, ta ütles mulle, et mul on midagi seal halvasti tõlgitud, et see ütles mulle mingi lause. Ja siis ma ütlesin, et see on võimatu, et see on nii segane lause, et see minu suusse ei ole välja tulnud. Ja ma mäletan, et ma kirjutasin sellest kirjanikule ja ta oli sellest väga nagu lõbustatud. Nii et unenäod on absoluutselt midagi nendes on. Ei, see on väga huvitav. Äkki teil on ka seoses mingisuguste
kodus töötamise probleemidega mingeid nippe, sest teatavasti kõik tõlkijad töötavad kodus, aga kuidas töötada kodus, kui elu on ju ka kodus, eks ole, näiteks selles stiilis, et Anti Saar on rääkinud, et kuna kodus on raske keskenduda, et siis tal on selline nagu tööle mineku rituaal, mis tähendab tegelikult seda, et ta viib lapse lasteaeda, et siis tal on nagu tunne, ta paneb ilusamad riided, nagu parema kuue paneb selga, viib lapse lasteaeda ja siis hiilib koju tagasi. Et siis ta hakkab nagu tööle, tal oli isegi idee, et võiks hakata nagu väljuma esiuksest ja sisse tulema tagauksest, et siis on tunne, et ta läheb nagu büroosse läheb, eks ole, kontorisse. Et kas äkki midagi või näiteks Prantsusmaal mul üks tõlkija rääkis, et ta kui palus abikaasal tabalukuga sulgeda külmutuskapi, sellepärast, et ta ei saanud nagu kodus töötamine ja külmutuskapp, see on üks kohutav nagu kombinatsioon. Et kas äkki veel midagi selles stiilis? Mina nagu Kant tegi oma jalutuskäike, et mis te teete veel äkki? No mina võin öelda seda, et minul selle ajal, kui ma veel tööl käisin, siis mul oli ainukene igatsus oli see, kui ma saaks kodus tööd teha. Et ma ei peaks hommikul uksest välja minema ja nagu seda päeva kulutama mingitele sellistele asjadele, mille ma eriti ei taha kulutada. Ja praegu, kui ma saan kodus tööd teha, siis vaikust on muidugi vaja, see on täiesti selge. Aga muidu ei sega mind kodus küll mitte midagi, nii et ma teen naudinguga kodus tööd. Minul sama lugu, et põhiline on vaikus ja kuna ma ärkan nagu teistest varem, siis ja mul on hästi suur laud ja siis mul on hästi suur aken, kust ma saan välja vaadata. Ja peale kella 2 ma lähen patseerima, siis ma enam tööd ei tee. Aga see on ka väga tähtis, et siis sa suudad endale öelda, et alates kella 2 ma niikuinii ei ole produktiivne, et siis ma parem juba ei kangutagi, eks ole, ja ei väsita aju ja silmi. Hendrik Lindepuu teeb vahepeal teivashüppeid. Ega sina, Paul-Eerik, midagi sellist ei tee? Teivashüppeid või aiatööd või midagi või... ei tea, see on igast ajajaotuse küsimused jah, et millal teed majapidamise asju ja millal midagi. Aga jah, mul selle tööruumi mõttes on jah, abikaasa ja perekond on peaaegu aastakümnete jooksul võimaldanud, et mul on omaette väike kambrikene alati olemas. Ja kindlasti selliste asjade jaoks, selliste tegevuste jaoks on vaikust küll vaja, jah. Aga ka siis, kui need lapsed väiksed olid, ma ikkagi sain, kära oli, eks ole, mis mul iseenesest väga meeldib, aga paremat õhkond ei ole inimesel võimalik kui see, kui et lapsed on kodus ja häälitsevad, see on nagu mingisugune eriline seos eluga üldse, kui niisugusega. Jah, aga sellise tegevuse jaoks on vaja muidugi vaikust, aga siis on jah, see oma kambrik, paned selle ukse vahelt kinni ja siis ümbrus ei sega mitte üheski mõttes, mis ümberringi on. Jah, omaette ruumikene peab olema, jah. Aga kas te ise tahaksite kelleltki omavahel midagi küsida? Mina tahan küsida teilt mõlemalt, et mul on tunne, et meil on kõigil natukene kurb meel, kui me oleme lõpetanud või lõpetamas midagi niivõrd võimsat, mis on meid niimoodi puudutanud. Kuidas te selle kurbusega toime tulete? Ei, minul ei ole üldse kurbust, ma olen juba uue asja kätte võtnud ja see läheb loogiliselt edasi. Need on Euripidese foiniiklannad, millega ma tegelen ja see on lausa nauding. Nii et kuidagi väga sujuvalt ja väga kenasti läheb asi edasi. Jah, ka pigem midagi taolist, sest ega ükski asi ikka päris ära ei lõpe kunagi. Ma tsiteerin siin suure rõõmuga Alliksaare värsse, et kõik, mis on alanud, lõppusel pole. Kestma jääb kaunis, kestma jääb kole. Et see, teatavasti Ulyssesele järgnes Joyce'il
no nii mitmes mõttes veel pöörasem, siis ei olegi nii hirmus pöörane, kui arvatakse. Pöörasem raamat, mis oli siis tema luigelauluks jäi Finnegan's Wake, on ta, et võib-olla võiks selle peale mõtelda ja noh, üks teid, mis mind Ulysses juurde tõi, noh, neid oli palju, aga üks oli see, et ma jällegi tegelikult just nagu juhuslik kokkusattuvus, et ma üks vahe tõlkisin toortõlkijate abiga Ibsenit, tõlkisin Brandi ja tegin Peer Gündi uue tõlke, kõik nii. Ja siis nagu juhtumisi avastasin, et Joyce niimoodi hakkas kirjanikuks või keskendus, et kirjandus on see, mis ma pean tegema, oli väga noore mehena, noore poisina tegelikult oli see, et ta luges Ibsenit ja seal mingi 18 või 19 aastasena kirjutas Ibsenile vaimustatud kirja ja õppis käigu pealt selgeks norra keele, et Ibsenit nõndamoodi lugeda. Ja see oli näiteks üks tegur, mis tõi mind Ibseni kaudu Joyce'i juurde ja ühesõnaga, et miski ei lõpe tegelikult, kõik ühel või teisel viisil kestab edasi. Ja kui seal vahepeal on nagu kurbus, võib-olla on kurbus ka, aga tegelikult kurbuseks pole nagu põhjust, sest pigem on see kurbus võib-olla, et ei jõua kõike teha, mida tahaks või mis huvi pakub. See oleks muidu väga ilus lõpp. Ma lihtsalt mõtlesin, kas te veel midagi tahaksite ise öelda, sest me rääkisime siin risti ja põiki igasugu asjadest, aga võib-olla oli mõni asi, millele te olite enne mõelnud ja mida kuidagi me ei puudutanud või jäi lihtsalt siin kuidagi ütlemata või? Mina mõtlesin natukene selle kvarteti peale, mis algab teose loojaga, tõlkija, toimetaja ja lugeja. Tähendab, kuidas need omavahel seotud on. Ja siis tuli mul mõte et vaat seda oleks Paul-Eerikult tore küsida, sest et tema ilmselt oskab kõige paremini öelda, et mis vahe on tõlkijal ja autoril, kui ta suhtleb toimetajaga. Et selles suhtes ma arvan, et tõlkija ei tohi olla nii isekas kui autor. Tähendab, kui sa oma emakeeles kirjutad ja siis oled sina see, kes teab kõik ja kõige paremini ja kui nüüd toimetaja tuleb midagi ütlema selle kohta, ma ei hakka ütlema, mis tundeid see võib tekitada, aga tõlkijal on selles suhtes, tal on vaja võib-olla natukene rohkem alandlikkust või seda isekust peaks natukene vähem olema ja siis kuidagiviisi siis see toimetaja on selle suhtes nagu nii-öelda sõbralik vahemees enne seda, kui see jõuab lugejani. Jaa, väga õige, ongi nõndamoodi jah, ja selle Ulyssese puhul muidugi oli mul ideaalne toimetaja Märt Väljataga näol. Tema ideaalsus selle raamatu toimetamisel seisis mitmes asjas, aga üks kindlasti oli see, et Märt ise oli kah Ulysses natuke tõlkinud mingisugusel ajal esimesi peatükke ja ta ühesõnaga tundis seda nii-öelda algmaterjali lähemalt kui võib-olla keegi teine sama haritud ja sama intelligentne ja sama heatahtlik toimetaja, aga võttes seda konkreetset materjali tundis lähemalt kui mõni teine. Ja meie koostöö oli küll väga hea, nõnda, et tegelikult siin nii mõnigi asi on tegelikult Märdi pool soovitatud, mis siin on jällegi, muidugi olid siis ka need nii-öelda vaidlused, aga Väljataga kindlasti ei olnud peale tükki väga kõik nii ja tema suhtes oli ma isegi ei nimetaks seda hoiakut alandlikkuseks, vaid see oli ikkagi pigem selline ühtsel pinnal koostöö. Aga jah, sellist
oma teksti, sellele ma ei lase toimetada elu sees ligi. See on jah, ilukirjandust, eriti ilukirjanduslikku teksti näiteks ei tohi keeleliselt toimetada minu meelest mitte mingil juhul, sest autori eripära on see, mis ilukirjandusliku teose loob. Keeleline ja keelepruugiline eripära. Aga tõlkimine on jah selles suhtes teine asi. Ja on hea, kui on selliseid toimetajaid võtta ja mul on tunne, et neid hakkab Eestis nagu juurde tekkima, kellel on ka autoritega, aga eriti tõlkijatega selline vastastikku austav, vastastikku mõistev suhe ja see on väga hea, sest Eesti tõlkekultuur, ilukirjandusliku ja filosoofilise tõlkekultuur on uskumatult pikkade sammudega arenenud viimase võib-olla 20 aasta jooksul, et suure hüppe teinud ja see on ikka tõesti suur asi. Sealhulgas tänu toimetajatele ka. Kas nüüd äkki publikul on tekkinud mõni küsimus? $8 miljardit ehmatavad ära, jah, võib-olla. Aga ma ei tea, kahju on lõpetada, sest nii ilus on olla kõige sellise ilusa juures. Aga tõmbame siis otsad kokku, kui kõik on saanud öelda, mis nad on tahtnud. Äkki ikka veel midagi on jäänud kuidagi siin rabistades. Ei. Ja siin ei ole isegi ju midagi öelda. Mina tänan uuesti meie vapra žürii liikmeid Leenut ja Katrinit. Teie ilmselt tänate kirjastusi, toimetajaid, kõik tänavad kõiki, aga nagu ütles Paul-Erik, mitte miski ei lõppe. See on peaaegu see sama asi, mida muidu tõlkijad alati tsiteerivad Mart Siilmanni, et kõik jätkub, aga Mart Siilman on tegelikult filosoof ka, nii et miski ei lõpe või kõik jätkub, et lähme siis järgmine kord edasi selle kõigega. Aitäh teile!